Kui sinul endal ei ole kunagi pea tugevasti valutanud, siis oled väheste seas. Arvatavasti isegi sellisel juhul sa vähemalt tead kedagi, kellel on tugevad peavalud probleemiks olnud. Et natuke peavalude teemas selgust luua, siis on mul siin abiks Confido erameditsiinikeskusest neuroloog doktor Toomas Toomsoo. Ja me oleme siis teinud sellise väikese uuringu, et mida inimesed peavaludega seoses on guugeldanud kõige rohkem ja vaatame, mis siit Google'i tulemused näitavad ja proovime neile natukene lahendusi pakkuda. Peavaluravi on siin kõige rohkem guugeldatud, selline väga lai teema. Proovime kuidagi kokku võtta, et kust pihta hakata peavaluga? Arstide poolt vaadatuna on siis kaks, et on siis primaarsed peavalud, kus me tegelikult konkreetset põhjust ei tea, ja sekundaarsed, kus on konkreetne põhjus. See põhjus võib olla näiteks kehv veresus, aneemia, et kus on rauadefitsiitsus, seal võivad olla mitmesugused läbitehtud psühhoopapõletikud, mis võivad selleks põhjuseks olla, aga ka teatud tüüpi ajuhaigused. Kuid teinekord on väga oluline ka märgata enda puhul seda, et mis võiks vallandada seda konkreetset peavalu. Jah, et mõnikord inimene tõesti tuleb ka apteeki ja me hakkame arutama, et millega seoses tal need peavalud on tekkinud ja siis selgub peale lühikest arutelu juba, et üsna mingi konkreetne asi on, mille peale tal tekivad need peavalud. Jah, ja need on individuaalsed väga, sest et on inimesi, kes ütlevad, et kange kohv tekitab. On inimesi, kes ütlevad, et tsitruselised. On inimesed, kes tulevad ja ütlevad, et ilmamuutus. On inimesed, kes tulevad ja ütlevad, et ma ei tea, ülikõva saun näiteks soodustab seda valu. Nii et neid põhjusi on erinevaid, kuid inimese jaoks, mis on veel kindlasti tähtis, on see, et kui see valu on, et kuhu ta siis selle valuga nagu pöördub. Et ta peaks kindlasti minema esialgu perearsti juurde, kui ta tahab täpsemat informatsiooni. Kui ta perearsti juurest abi ei saa, siis ta peaks minema üldneuroloogi juurde ja kui üldneuroloogi jääb hätta, siis juba peavaludele spetsialiseerunud närviarsti juurde. Üldiselt sellise nõrga kuni mõõduka peavaluga, kui inimene tuleb minu juurde apteeki, siis me tavaliselt leiame talle mingisuguse lahenduse. Aga kui nüüd see peavalu on ikkagi nii tugev, et ta üldse ei kannata, aga siis see on ka alus EMO-sse pöördumiseks? Jaa, muidugi, sellepärast, et erakorralise meditsiini osakond on ju mõeldud ikkagi selleks, kus on ikkagi keeruline, raske, ootamatu situatsioon sellele konkreetsele patsiendile. Ja kui see valu on ikkagi väga tugev, et ta ei saa sellega kuidagi hakkama, siis ta peabki erakorralise meditsiini osakonda pöörduma. Hästi, vaatame, mis veel guugeldatud. Peavalu meelekohad, see on otsitud päris palju, tundub, et see on selline levinud peavalu tüüp, mida inimesed ära tunnevad. No jah, et arstina ma ütlen muidugi selle kohta nõnda, et see on inimese kirjeldus ja inimese kirjeldus on väga tähtis peavalude puhul. Kuid arstidena me siiski peame tõdema seda, et peavalul on lokalisatsioon väga tähtis. Ja esimene asi on kindlasti see, et kas see valu on ühepoolne või kahepoolne. Et kas ta on peas või ta on silmaümbruses, silma taga. Kas ta on näos, kas ta on tõesti siis nendes oimukohtades ja vastavalt sellele me hakkame kujundama peavalu diagnoosi. Nii et väga sagedasti ühepoolne peavalu, mis on peas endas, on migreeni laadne valu. Kui see on kahepoolne ja just nendes meelekohtades, mida siin siis on kõige rohkem otsitud, on pingetüüpi valu. Aga ütleme jällegi, et väga sagedasti nende peavalu lokalisatsioon meelekohtades võib olla ka mingisuguse konkreetse põhjusega. Nii et see ei pruugi pingetüüpi peavalu olla. Et väljenduvad samamoodi, aga põhjused on erinevad tegelikult. Absoluutselt. Nii, vaatame, mis veel on. Peavalutabletid. No see on nüüd natukene rohkem minu teema, et apteegis on neid tablette igasuguseid saadaval ja mis ma tahaksin siin kindlasti tähelepanu juhtida, et kui üks tablett käsimüügist ei olnud inimesele abiks, siis ei tähenda, et need käsimüügipreparaadid ei aitagi sinu peavalu vastu, vaid tasub proovida mõnda teist toimeainet, sest neid on ikkagi päris lai valik ja inimesed on individuaalsed. Mõnele lihtsalt toimib üks asi ja mõnele toimib teine asi.
ja kindlasti tuleks ka tähelepanu pöörata sellele, et annustamine peab olema õigel ajal ja peab olema õiges annuses. No võtame näitena näiteks ibuprofeen 200 milligrammi. Enamus inimestel ei tee see mitte midagi. Või paratsetamool 500 milligrammi. Tuleb ikkagi õigetest doosidest lähtuda. Ja siin kindlasti apteekrit kuulata, infolehte lugeda, et võib-olla, mis eristab arsti nüüd apteekrist on see, et apteekrid juhinduvad väga kindlatest doosidest, mis on infolehtedel. Arstid on võib-olla niisugused, kes juhinduvad rohkem ravijuhistest ja soovitused, sest et ega ilmaasjata ei ole ka öeldud, et ravimreklaamides, et küsi nõu oma perearstilt, oma raviarstilt, nii et see on nagu väga tähtis. Jah, nii. Peavalu ja rasedus. No nüüd lihtsamast apteegikraamist on paratsetamool. Meil on varasemalt olnud juba üks video valuvaigistitest ja seal oli ka juttu nendest erinevatest valuvaigistitest natukene ja paratsetamool kipub olema see, mis on see kõige ohutum asi. Ja siin see jälle peab paika, et üks kindel asi, mida võib tõesti raseduse ajal võtta. Nüüd retseptiravimitega on jälle teine lugu arsti juures, et seal on keerulisem olukord vist, jah? Jah, et ütleme palju aastaid oli ikkagi kehtis see reegel, mida sa just praegu ütlesid, et paratsetamool. Aga eelmisel aastal see muutus, ehk siis 2017. aastal, kus siis paljude rasedusregistrite andmete alusel on tehtud kokkuvõte, et võib kasutada raseduse ajal ka sumatriptaani. Sumatriptaan on siis triptaanide klassi kuuluv spetsiifiline migreeniravi. Ja loomulikult ei ole seda ravimit ekstra rasedate peal uuritud, sest et kes see rase on nõus ravimuuringus osalema, katsetama, eks ravimit, aga loomulikult elu toob meile juhte, kus sumatriptaani kasutatakse tugevate migreenilaadsete peavalude puhul ja kuivõrd ei ole leitud ühtegi kahjulikku toimet sumatriptaani poolt, siis võib julgelt seda kasutada. Ja sama kehtib ka imetamise korral, mis tegelikult haakub väga tugevalt selle teemaga, sest et enamus naisi, kui rasedus lõpeb ja on sünnitanud, siis migreenid võivad tulla juba nii-öelda sünnituse järgselt esimesel-teisel päeval ja tekib ikkagi küsimus, et mida ma siis võtan. Ja see paratsetamool ei pruugi olla efektiivne. Ja imetamise puhul öeldakse nõnda, et ibuprofeen ja sumatriptaan tulevad ka nüüd mängu, et neid võib ka mõlemaid nagu kasutada. Nii et see on võib-olla informatsiooniks nii patsientidele, aga võib-olla ka arstidele, kes igapäevaselt selliste patsientidega kokku ei puutu. Väga head teadmised. Kui see video oli sinu meelest ka asjalik, siis pane meile like ja jälgi kindlasti meie kanalit, et näeksid ka teisi sarnaseid videosid.